tere! Täna on esimene video 3 videoseeriast või siis seeriast, mis koosneb 3 videost, kus ma räägin minu nägemusest, arusaamast ütleme niimoodi, seoses kõigega, mis toimub meil Vene-Ukraina sõjaga ning Ameerika-Iraani sõjaga. Ja põhimõtteliselt see, mida Ameerika teeb ja kuidas see meid mõjutab. Alustame siis Ameerikast. Alustame siis sellest, kas Ameerika või Donald Trump on otsustanud ehitada nii-öelda Ameerika kindluse. Kuskil kõlas see termin Fortress America, kõige sarnast. Et kui Donald Trump räägib seal Make America Great Again, ehk siis eesti keeles Ameerika taas suureks tegemisest, siis tavaliselt keskendutakse tollidele, immigratsioonile, sõjaväele või siis, ma ei tea, kultuurisõjale. Ma olen ka rääkinud sellest erinevatest asjadest seal. Wookidest ja vasakpoolsetest ja parempoolsetest ja räägin edasi ka. Aga kõik need teemad on nagu olulised, aga nende all on midagi palju fundamentaalsemat. On üks teema, mis on palju tähtsam. See on energia. Ilma energiata ei ole tööstust, ilma energiata ei ole põllumajandust, logistikat, relvatootmist, andmekeskusi, see tehisintellekti jaoks on väga vaja, ei ole ka lennundust ega moodsat tarbimisühiskonda. Võib koostada nii palju strateegiaid, kliimaplaane ja innovatsiooniprogramme, kui soovitakse, kuid lõpuks peab keegi elektri tootma, diisli rafineerima, väetise valmistama ja kauba ühest kohast teise vedama. Seepärast ei ole energiapoliitika lihtsalt üks majanduspoliitika haru. See on võimupoliitika. Küsimus ei ole ainult selles, kellel on nafta või gaas. Küsimus on selles, kes suudab seda usaldusväärselt toota, rafineerida, transportida, finantseerida, kindlustada ja vajaduse korral sõjaliselt kaitsta. Tegu on väga keeruka teemaga. Ja kui vaadata Trumpi teise administratsiooni samme, Venezuela, Gröönimaa, Panama, Kanada, Mehhiko ja põhimõtteliselt kogu lääne poolkera suunal, hakkab paistma üks huvitav muster. Võimalik, et maaga ei tähenda enam ainult Ameerika sisemist taastamist. Võimalik, et see tähendab katset ehitada terve lääne poolkera ümber Ameerika majandusliku, sõjalise ja energeetilise jõu ümber. Midagi, mida võiks nimetada Ameerika kindluseks või siis Fortress America. Mitte täielikult suletud süsteemiks, mis ülejäänud maailmast midagi ei vaja, vaid piirkondlikuks võimublogiks, mille sees asuvad energia, tooraine, tööstus, põllumajandus, kapital ja sõjaline jõud ning mille võtmed jäävad Washingtoni kätte. Kõlab nagu, ma ei tea, vandenõuteooriana. Aga seekord on üks nii-öelda ebamugav detail. Suur osa sellest on kirjutatud Ameerika enda ametlikku strateegiasse, mis meil on siin samas lahti teinud. November 25. aastal tuli välja National Security Strategy. Iga riik kirjutab enda omasi, aga see annab ikkagi mingisuguse info, kuhu nii-öelda riik, ametkond liigub. Jah, see Ameerika Ühendriikide 2025. aasta riiklik julgeolekustrateegia nimetab energiadominantsi otseselt üheks riigi tähtsamaks strateegiliseks prioriteediks. Dokumendis öeldakse, et odav ja külluslik energia peab toetama Ameerika taasindustrialiseerimist, vähendama ettevõtete ja tarbijate kulusid
kindlustama Ameerika eelise tehisintellektis, tugevdama kaitsetööstust, suurendama energia eksporti, süvendama liitlaste sõltuvust Ameerikast. See on see, mis meid kõige rohkem ja vähendama muidugi vastaste mõju. See ei ole minu tõlgendus, see on ametlik sõnastus teiega dokumendis. Veelgi huvitavam on sama strateegia osa, mis puudutab lääne poolkera. Seal kuulutatakse välja niinimetatud Trumpi täiendus Monroe doktriinile. Selle eesmärk on taastada Ameerika ülemvõim lääne poolkeral ning takistada poolkera välistel konkurentidel kontrollida piirkonna sõjalisi positsioone, sadamaid, võtmetähtsusega infrastruktuuri ja strateegilisi varasi. Strateegia ütleb ka, et Ameerika peab kontrollima olulisi mereteid ja transiidikoridore, laiendama ligipääsu strateegilistele asukohtadele, tugevdama piirkondlikku tarneahelaid ning survestama riike, vähendama koostööd Ameerika konkurentidega. Dokumendis on selle kohta isegi ilus loosung Enlist and expand, kaasa ja laienda. Kas on kaasa ja ööpris alguses. Ametlikult tähendab see partnerlusi, stabiilsust ja majanduskoostööd. Aga reaalses elus tähendab see järgmist. Lääne poolkera strateegilised varad ei tohiks olla Hiina, Venemaa ega ühe teise Ameerikast sõltumatu jõukeskuse kontrolli all. Ehk siis jah, nimi on uus, mehhanism on vana. Suurriigid on alati üritanud enda lähiümbrust kontrollida. Vahe on selles, et tänapäeval nimetatakse seda tarneahelate vastupidavuseks, majandusjulgeolekuks ja strateegiliseks partnerluseks. Varem oleks selle kohta kasutatud veidi ausamat väljendit, mõjusfäär. Sisuliselt täpselt kõik sama, mis Venemaa teeb, lihtsalt ta on nii-öelda oma mentaliteediga jäänud banditismi juurde, pätluse juurde. Või siis pole lihtsalt või siis on leidnud, et ei ole mõtet nagu midagi paremaks teha, kui nii kõik on hästi. Kõik töötab. Energia sõltumatus ei tähenda, et Ameerika ei peaks midagi importima. Esmapilgul võib kogu see nagu strateegia tunduda veider. Ameerika Ühendriigid on juba maailma suurim naftatootja. 2025. aastal püstitati uus rekord ligikaudu 13,6 miljonit barrelit toornaftat päevas. Samal ajal saavutas Ameerika ka rekordilise energia netoekspordi. Ameerika ekspordib tohututes kogustes naftat, gaasi, LNG, propaani ja rafineeritud kütuseid. Pärsia lahe piirkond andis 2025. aastal vaid umbes 8% Ameerika imporditud toornaftast. Paberil võiks seega väita, et Ameerika on juba energiasõltumatu. Aga siin tuleb teha oluline vahe. Energia netoekspordi ja täieliku energeetilise iseseisvuse vahel on suur erinevus. Ameerika võib eksportida rohkem energiat kui impordida, kuid sama ajal importida konkreetseid naftasorte, mida tema rafineerimissüsteem vajab. Ameerika kildanafta on valdavalt kerge ja madala väävlisisaldusega. Paljud Mehhiko lahe äärsed rafineerimistehased on aga ajalooliselt ehitatud töötlema raskemat ja väävlirikkamat naftat. Seetõttu võib Ameerika eksportida kerget naftat Euroopasse või Aasiasse ja samal ajal importida rasket naftat Kanadast, Mehhikost või Venezuelast. See ei ole vastuolu, see on tööstusliku süsteemi äripära. Rafineerimistehas ei ole kõigi kombain, kuhu võib valada ükskõik millist vedelikku ja eeldada, et teisest otsast tuleb diisel. Erinevad naftasordid vajavad erinevad seadmeid, erinevat temperatuuri, vesiniku, väävli eemaldamist ja võib-olla ka rakkimisvõimalust, võimekust. Rafineerimistehased on ehitatud töötama kindlate segude ja nende ümberehitamine maksab miljardeid.
Kanada on siin Ameerika jaoks juba keskne partner. 2023. aastal moodustas Kanada nafta ligikaudu veerandi kogu Ameerika rafineerimistehase sisendist. Kanada andis umbes 60% Ameerika toornafta impordist. Ja noh, see näitab, mida see Ameerika kindlus nii-öelda praktikas tähendab. Mitte seda, et Ameerika toodab kõik ise, vaid seda, et kriitiline varustus tuleb võimalikult suures ulatuses Ameerika enda kontrollitud või poliitiliselt allutatud piirkonnast. Kanada põhjast, Mehhiko lõunast, USA enda maardlatest. Guyana rannikult, Venezuelast, Kariibi mere kaudu, tulevikus võib-olla ka Arktikast ja kes teab, võib-olla ka Gröönimaalt midagi. Ahah. Energeetiline julgeolek ei tähenda siin nagu üksikut riiki. See tähendab kontrollitud mandrilist süsteemi. Räägime Venezuelast. Venezuela on maailma suurim naftariik tegelikult, reaalselt. Kuid seal on probleem see, et nad ei suutnud seda naftat toota. Noh, tal on ametlike andmete järgi umbes 303 miljardit barrelit tõestatud naftavarusi. Ligikaudu 17% maailma kogumahust. See on rohkem kui Saudi Araabia. Ometi tootis Venezuela veel mõni aasta tagasi vähem kui 1% maailma naftast. See on hea näide sellest, miks loodusvara olemasolu ja sellest rikkuse loomine on kaks täiesti erinevat asja. Plus veel sotsialism on Venezuelat, korrumpeerunud sotsialism on nii-öelda Venezuelat kõvasti ära. Venezuela naftatööstus oli kunagi Ladina-Ameerika üks professionaalsemaid ja tehniliselt võimekamaid. Seejärel muudeti riiklik naftafirma PDVSA, ma ei tea ta täpselt nime. Aga jah, ühesõnaga riiklik naftafirma muudeti järk-järgult poliitiliseks rahakotiks, lojaalsussüsteemiks ja sõjaväelise eliidi finantseerimisvahendiks. Poliitiline ustavus muutus tähtsamaks kui tehniline pädevus. Kogenud töötajad lahkusid või neid vaalameti. Investeeringud vähenesid. Hooldus jäi tegemata, seadmed vananesid, korruptsioon kasvas. Välisfirmade vara riigistati ning investorid avastasid taaskord, et revolutsiooniline retoorika kõlab veidi vähem romantiliselt siis, kui sinu miljarditesse ulatuv vara ühel hommikul enam sulle ei kuulu. Ja. Aga jah, hiljem lisandusid Ameerika sanktsioonid, mis piirasid ligipääsu kapitalile, seadmetele, erinevatele lahustitele ja turgudele. Tulemus oli klassikaline. Riik istus maailma suurima naftavaru otsas, kuid pidi samal ajal võitlema kütuse puuduse, elektrikatkestuste ja majandusliku kokkuvarimisest. Paberil oli Venezuela energeetiline suurriik. Päriselus oli see näide sellest, mis juhtub siis, kui geoloogia kohtub halva juhtimisega, korruptsiooni, sanktsioonide ja poliitilise fanatismiga. Ja noh, nagu me teame, see aasta jaanuaris muutus siis kogu Venezuela elu põhimõtteliselt. 3. jaanuaril 2026. aastal viisid Ameerika Ühendriigid läbi ulatusliku sõjalise operatsiooni, mille käigus võeti Caracases kinni siis Nicolas Maduro ja tema abikaasa ning viidi nad Ameerikasse kohtu ette. Operatsioon ise oli sõjaliselt muljet avaldav. Kähku tehti põhimõtteliselt ilma kaotusteta. Minu meelest väga ilus sõjaline operatsioon. Aga
palju olulisem oli see, mis juhtus pärast seda. Trump ei keskendunud üksnes demokraatia taastamisele või narkokaubandusele, ta rääkis väga otseselt naftast. Ta ütles, et Ameerika hakkab Venezuelat juhtima seni, kuni toimub Washingtoni hinnangul turvaline üleminek. Ja kirjatati, et Venezuela annab Ameerika kontrolli alla 30-50 miljonit barrelit naftat. Trump teatas, et naftat müüakse turuhinnaga ning saadud raha kontrollib tema administratsioon, et kasutada seda Ameerika ja Venezuela hüvanguks. Mõni päev hiljem allkirjastati täidesaatav korraldus, millega kaitsti Venezuela naftatulu Ameerika kohtutes võla usaldajate arestimise eest. Raha paigutati Ameerika järelevalve all olevatesse kontodesse. Ametlik sõnastus oli, et Venezuela rahva raha kaitstakse korrumpeerunud võlausaldajate ja ebaseaduslike nõuete eest. Praktilises keeles tähendab see, et Washington otsustas, kes saab Venezuela nafta eest makstud raha ja milleks seda kasutada võib. See on juba midagi palju enamat kui sanktsioonipoliitika. See on kontroll riigi peamise rahavoo üle. Kõige huvitavam on aga see, kellele Washington Venezuelale toetab. Pilt ka olemas sellest tädist siin. Loogiline oleks tulnud eeldada, et pärast Maduro eemaldamist antakse poliitiline initsiatiiv tema demokraatlikule opositsioonile. No see on Maria Corina Machado, ma ei tea, kuidas hääldada. Liikumine oli saavutanud suure toetuse ning opositsioon väitis, et tema kandidaat Edmundo González võitis 2024. aasta presidendivalimised suure ülekaaluga. Aga võimule ei tulnud Machado ega González. Ajutiseks presidendiks sai Maduro, asepresident Delcy Rodríguez. Tema vend Jorge Rodríguez jäi Rahvusassamblee juhiks. Siseministeeriumi ja julgeolekuaparaadi oluline tegelane Diosdado Cabello jäi samuti süsteemi keskesse. Teisisõnu eemaldati süsteemi tipus olnud inimene, kuid suur osa süsteemist endast jäeti alles. See ei ole tingimata juhus ega rumalus. See võib olla väga külm realistlik valik. Kui Washington oleks kogu Chavista riigiaparaadi korraga laiali saatnud, oleks ta pidanud selle millegi asendama. See oleks tähendanud vastutust politsei, sõjaväe, sadamate, naftaväljade, elektrivõrgu, toidutarne, piiride ja 28 miljoni inimese igapäevaelu eest. Ja milleks seda neile? Lihtsam on lihtsalt hirmutada natukene ja raha kokku põrjata. Aga jah, Iraagis näiteks prooviti riigiaparaat kiiresti lammutada. Tulemus ei olnud just haldusreformi kuldstandard ja seega otsustati midagi muuta. Venezuelas näib Washington eelistavat teistsugust mudelit. Režiimijuht eemaldatakse, kuid olemasoleva süsteemi tehnokraatlikke ja jõustruktuure kasutatakse korra säilitamiseks ning naftavoo taastamiseks. Ametlikult räägitakse demokraatlikust üleminekust, praktikas eelistatakse esialgu stabiilsust, tootmist ja kontrollivat partnerit. See on vana suur riigi loogika. Ideoloogiat toetatakse seni, kuni see ei sega logistikat ja majandust. Kui segab, muutub pragmaatiline koostöö äkki väga vooruslikuks. 26. aasta juuliks, ehk siis nüüd põhimõtteliselt kavandati küll formaalseid läbirääkimisi ajutise valitsuse ja opositsiooni vahel, kuid Machado ise jäi neist kõrvale ning uuteks valimisteks ei olnud endiselt kindlat ajakava. Seega ei ole Venezuela demokratiseerimine lõpetatud fakt. See on lubadus, mille kõrval nafta juba
vaikselt liigub. Aga jah, see on kõikide suurriikide eripära. Miks Venezuela nafta Ameerika üldse vajalik on? Ameerika ei vaja Venezuela naftat sellepärast, et tal endal ei ole. Ameerika vajab Venezuelat sellepärast, et Venezuela nafta sobib teatud Ameerika rafineerimistehastega. Ma ütlesin juba. Suur osa Venezuela varudest on nii-öelda Orinoco vööndis ning koosneb väga raskest ja väävlirikast naftast. Seda võib võrrelda pigem vedela bituumeni kui klassikalise kerge toornaftaga. Selle tootmine ja transport on keeruline. Nafta voolavaks muutmiseks tuleb seda sageli segada kergema kondensaadi või naftaga. Seejärel vajab see keerulist rafineerimist. Ameerika Mehhiko lahe rannikul asuvad aga maailma kõige keerukamad rafineerimistehad. Paljud neist ehitati just raskema Ladina-Ameerika, Mehhiko ja Kanada nafta töötlemiseks. Ameerika nii-öelda kildarevolutsioon tõi turule tohutu koguse kerget naftat, kuid ei muutnud automaatselt kogu rafineerimistööstuse ehitust. Seetõttu on Venezuela raske naftat teatud Ameerika ettevõtetele väärtuslik, isegi olukorras, kus Ameerika tervikuna toodab rekordkoguses naftast. Siin tuleb mängu ka Citgo. Citgo on Venezuelaga seotud, kuid Ameerikas tegutseb rafineerimisettevõte, millel on suured tehased, toorustikud ja jaotusvõrk. Aastaid on Citgo omandi üle käinud kohtuvaidlus, sest Venezuela võlausaldajad püüavad selle kaudu tagasi saada riigistamiste, võlgade ja täitmata lepingute tõttu kaotatud miljardeid. No siis, kui seal toimus see riigistamine, siis sisuliselt lihtsalt varastati ettevõtete nii-öelda varadena. Aga 26. aastal, ehk siis praegune aasta, oli Citgo müügiprotsess endiselt poliitilises ja õiguslikus ummikus. Ameerika rahandusministeerium jätkas ettevõtte kaitsmist võlausaldajate eest ning lõplik omandilahendus pole saabunud. See näitab taas, et naftavõim ei ole ainult maardla. Võim on kogu see ahel. Naftaväli, torustik, sadam, tanker, rafineerimistehas, jaemüük, pangakontod, kindlustus ning kohus, kes otsustab, kellele vara kuulub. Kui kontrollid ainult maa-alal olevat naftat, ei kontrolli sa veel kuigi palju. Kui kontrollid tootmist, eksporti, rafineerimist, raha ja lepinguid, siis hakkab pilt juba muutuma. Siin tuleb lisada aga väga oluline täpsustus. Venezuela 303 miljardit barrelit ei tähenda, et 303 miljardit odavalt turule toodavat barrelit on neil olemas. See on tõestatud varu. Ja see termin tõestatud varu kõlab tavainimesele nagu kütusepaak, mille sisu tuleb lihtsalt välja pumbata. Tegelikkuses sõltub varu väärtus tehnoloogiast, hinnast, infrastruktuurist, regulatsioonist, poliitilisest riskist ja kapitalist. Näiteks, mis asi võiks olla poliitiline risk? Tuletan meelde, meil oli siin Netherlands vist oli, Taani. Ühesõnaga, meil on Euroopas madalmaades minu meelest üks gaasimaardla, mis pandi kinni, kuna nii-öelda gaasi väljapumpamine tekitas kohalikus piirkonnas maavärinaid. Ehk siis, pluss sul kohalikus piirkonnas olid külad, ehk siis otsustati poliitilise riski
ütleme ausalt, see oli poliitiline risk, mitte see, et kedagi väga huvitaks inimeste elu vaja ole. Puhtalt poliitiline risk. Vähendamiseks lihtsalt see maardla kinni panna. Jah, Netherlands. Groningen Gasfield gaasimaardla. Nii et jah. Venezuela raske nafta uute projektide tasuvuspiir võib olla üle $80 barreli eest. Kui nafta maailmaturu hind on $60, võib suur osa sellest ametlikust rikkusest olla majanduslikult väärtusetu, mille jaoks kogu seda jõudu, energiat ja tööd aega kulutada nafta välja pumpimiseks. Kui selle jaoks, et see tasuvus oleks kaetud, pead sa selle $80 eest maksma, aga turul on $60 eest. Milleks endale miinusesse tööd teha? See ei ole isegi tasuta töö, see on hullem, sa teed tööd nagu kahjumiga. Aga jah. Ristad Energy on hinnanud, et realistlikult, majanduslikult kasutatav varu võib ideaalsete tingimuste korral olla pigem 60 miljardit barrelit. See oleks endiselt nagu tohutu kogus, kuid märksa vähem kui poliitilises kõnedes korratatav 303 miljardit. Lisaks on tootmissüsteem lagunenud. 2026. aasta aprillis töötlesid Venezuela rafineerimistehased töötajate hinnangul vaid umbes 31% koguvõimsusest. Elektrikatkestused, seadmerikked, puudub hooldus ja tehniline ebastabiilsus ei kao lihtsalt selle pärast, et Valges Majas peetakse pressikonverents ja öeldakse, et nüüd hakkab kõik olema hea. Nagu selliste asjadega tihti juhtub. Päriselus selle jaoks, et see kogu süsteem töötaks, on vaja tuhandeid insenere, 10 000 oskustöölisi, toimivat elektrivõrku, kompressoreid, pumpasi, torustikke, puurimisseadmeid, erinevaid lahuseid, sadamaid, turvalisust ja üks kõige tähtsamaid asju, kohtusüsteemi, mida investor usub. Kõige ebamugavama hinnangu andis ExxonMobili juht Darren Woods, kes nimetas Venezuela investeerimiskõlbmatuks, kuni riik ei muuda oluliselt oma õigussüsteemi ja investeeringute kaitset. Trumpi reaktsioon oli sisuliselt see, et Exxon võidakse siis investeerimisest kõrvale jätta. Ja see oli nagu sümboolselt nagu huvitav hetk. President ütles ettevõtetele, et neid ootab suurepärane võimalus. Ettevõtted vastasid, et nad näevad suurepärast võimalust oma raha uuesti kaotada ja ei soovi investeerida. Sest lõppkokkuvõttes on Exxonil ja ConocoPhillipsil varasemad kogemus, et nende vara lihtsalt riigistati ning nad ootavad siiani sisuliselt hüvitist, mis ulatub miljarditesse dollaritesse. Hüvitist ehk siis ütleme tasaarveldust, et riik võttis ära, see on see kahju, mis nad tegid, kahju ulatub miljarditesse. Aga riik võib sõjalise jõuga valitsuse eemaldada, aga ta ei saa sõjalise jõuga sundida erakapitali uskuma, et leping kehtib ka 10 aasta pärast. Sest kõik infrastruktuuri, taristu, eriti veel energeetikaga seotud lepingud, investeerimised on mitte ainult 9 aastaks, need on minimaalselt 10 aastaks, kui mitte aga 20 aastaks. Aga esimesed tulemused nagu siiski olemas. See ei tähenda, et kõik, mis ma olen rääkinud, see ei tähenda, et Ameerika plaan oleks nagu täiesti läbi kukkunud. Venezuela nafta eksport kasvas 2026. aasta aprillis umbes 1,23
miljoni barrelini päevas. Ja mais oli juba 1,25 miljonit päevas. See on põhimõtteliselt kõrgem tase, mis on olnud viimase 7 aasta jooksul. Ameerika leevendas sanktsioone ning andis ettevõtetele uusi lubasid Venezuela nafta ostmiseks, transportimiseks, rafineerimiseks ja naftatööstusse investeerimise ettevalmistamiseks. Chevron, kellel oli Venezuelas juba olemasolev tegevus, hindas, et suudab oma tootmist suhteliselt kiiresti suurendada. Samuti saab ettevõte kasutada Venezuela naftat enda Ameerika rafineerimistehastes. Seega on lühiajaline tõus võimalik. Olemasolevaid puurkaeve saab parandada, varem suletud tootmist saab osaliselt taastada. Eksporditerminale saab efektiivsemalt kasutada. Ameerika sanktsioonidest tulenevad logistilisi takistusi saab poliitilise otsusega eemaldada. Aga see ei ole sama, mis Venezuela kiiresti muutmine midagi Saudi Araabia suurtootja taoliseks. Et lähiaastate realistlik eesmärk võib olla tootmise järkjärguline tõus, mitte aga 90 aastate hilguse taastamine. See ei ole lihtsalt füüsiliselt võimalik. Ja vahe on muidugi oluline. Venezuela võib muutuda Ameerikale strateegiliselt väga kasulikuks, enne kui ta muutub majanduslikult täielikult taastunud riigiks. Washington ei pea kohe saama nagu oma 5 miljonit barrelit päevas. Piisab sellest, kui Venezuela eksport liigub Ameerika heaks kiidetud kanalite kaudu. Hiina ja Venemaa eristaatus lõpeb. Ameerika ettevõtted saavad eelispositsiooni. Naftaturud liiguvad Washingtoni kontrollitud süsteemide kaudu ning tuleviku tootmisotsused tehakse Ameerika strateegilise huve arvestades. See on erinevus ressursi omamise ja ressursi suunamise vahel. Mis ma veel räägin? Ma räägin veel, aga on palju huvitavat, millest rääkida. Venezuela plaani sees on aga üks tõsine nagu vastuolu. Trump tahab odavat energiat. Odav nafta vähendab Ameerika tarbijate kulusid, aitab inflatsiooni kontrollida ja muudab tootmise odavamaks. Samuti vähendab odav nafta Venemaa ja Iraani eksporditulu. Üks kiire vahelpanek. Üks meie Eesti peaminister ütles, et meil on inflatsioon ja hinnad tõusnud ainult sellepärast, et tõusis töötajate palgad. Mitte kuidagi ei ole see seotud kalli energiahinnaga. Ainult see, et töötajad on ahned ja tahavad rohkem palka. Äge. Ning, nagu ma olen meeldides videodes öelnud, toetus peaminister mingisuguse pangaaruandele. Ja siin ongi jälle see, kus poliitikud ei võta mitte mingit vastutust, nad lihtsalt ütlevad, aga niimoodi ütlesid eksperdid. Niimoodi ütles komisjon. Niimoodi ütles teadlane. Mina ei ole süüdi. Niimoodi on väga mugav otsuseid vastu võtta. Ja siin tekib küsimus, kas meil on siis üldse nagu poliitikuid vaja? Kui meil on eksperdid, komisjonid ja teadlased. Milleks meile poliitikud? Äge. Kui Ameerika suudaks tuua turule suure koguse Venezuela naftat, võiks see avaldada hinnale allapoole survet. Paberil väga ilus. Aga Venezuela uute projektide arendamiseks vajavad ettevõtted kõrget hinda. Kui tootmise tasuvuspiir on $80 barreli eest, ei hakka ettevõte investeerima 10 miljardit selleks, et president saaks hinna alla viia $50. Sama probleem puudutab Ameerika enda kilda naftat.
kõrge hind soodustab puurimist, kuid teeb nii-öelda valijad vihaseks. Madal hind teeb valijad rahulikumaks, kuid vähendab puurimise nagu tasuvust. Seega tahab administratsioon korraga odavat naftat, kiiresti kasvavat tootmist, suuri erainvesteeringuid, tugevat Ameerika kildatööstust, Venezuela taastamist ja vastaste naftatulu kokku varinemist. Kõiki neid eesmärke ei saa alati korraga maksimeerida nii-öelda. Aga see ei tähenda, et see strateegia oleks mõttetu. See tähendab, et poliitik peab valima, kelle kasum ja kelle kahjum on talle parasjagu tähtsam. Energiadominants kõlab nagu olukord, kus kõik võidavad. Päriselus tähendab see sageli seda, et Washington otsustab, milline tootja peab leppima madalama hinnaga ja milline tarbija kõrgema hinnaga. Räägime veel Guyanast. Guyana. Venezuela kõrval asub teine riik, mis näitab, kui suur vahe on nafta olemasolul ja toimival investeerimiskeskkonnal. Guyana, ma loodan, ma hääldasin õigesti, kes teab, veel 10 aastat tagasi ei olnud Guyana ülemaailmses naftatööstuses peaaegu märgata. Pärast ExxonMobili juhitud konsortsiumi avastusi on riigi tootmisvõime kasvanud rohkem kui 900,000 barrelini päevas ning järgmised projektid võivad selle tõsta üle 1,1 miljoni barreli. See on hämmastav tulemus riigi kohta, mille rahvaarv on alla miljoni. Guyana nafta on üldiselt kergemini ja odavamalt toodetav kui Venezuela Orinoco raske nafta. Projektid toimuvad avamerel, rahvusvaheliste ettevõtete juhtimisel ja seni suhteliselt stabiilses lepingulises raamistikus. Chevron sai Hessi omandamise kaudu umbes 30% osaluse Guyana Stabroeki blokis. Kasutan igasugusi nimesi, igasugusi raskeid nii-öelda nimesi, aga jah, elate üle. See tähendab, et Ameerika ettevõtted kontrollivad juba oluliselt osa ühest maailma kiiremini kasvavast naftapiirkonnast. Guyana näitab, mida kapital soovib. Investor ei vali tingimata riiki, millel on kõige suurem number nii-öelda reservide tabelis. Investor valib projekti, kus barrel on odavam, leping on usutavam, infrastruktuur on uuem, poliitiline risk on väiksem ja valitsus ei ole varem 2 korda tema vara ära võtnud. Venezuela võib olla geoloogiline hiiglane oma maavarade poolest, aga Guyana on praegu palju paremini toimiv äriprojekt. Guyana naftabuum tõi aga kaasa vana territoriaalvaidluse nii-öelda uue teravnemise. Venezuela peab suurt osa Guyana territooriumist Essequibi piirkonda enda omaks. Ühesõnaga see piirkond siin. Maduro valitsus kasutas Essequibo küsimust rahvusliku mobiliseerimise vahendina ning ähvardas Guyana enda positsiooni. Guyana jaoks on probleem lihtne. Tal on tohutult kasvav naftatööstus, kuid väga väike sõjavägi. Ameerika ettevõtete investeeringud toovad seetõttu kaasa ka Ameerika strateegilise huvi. Kui Exxon, Chevron ja CNOOC omavad miljardeid väärt infrastruktuuri, ei ole Guyana enam ainult väike Lõuna-Ameerika riik. Temast saab osa suurriikide nii-öelda jõuvahekordst. Ja see on veel üks sükene Fortress America mehhanism. Eraettevõtte investeering loob poliitilise huvi. Poliitiline huvi loob julgeolekukohustuse. Julgeolekukohustus tugevdab Ameerika mõju.
ametlikult on see vaba turg, praktikas liiguvad kapital, diplomaatia ja sõjaline jõud sageli üpris samas suunas. Venezuela küsimus ei puuduta ainult naftat. See puudutab seda, kes kontrollib Venezuela sidemeid välismaailmaga. Hiina oli aastaid Venezuela kõige olulisemaid rahastajaid. Aastatel 2000–2018 lubasid Hiina riiklikud institutsioonid Venezuelale hinnanguliselt üle $100 miljardi laene ja krediit. Kõik sellest ei olnud korraga välja makstud muidugi ning täpsed jäägid on ebaselged. Kuid 2026. aasta alguses hinnati Venezuela võlga Hiinale umbes $10–15 miljardi. Paljud laenud olid seotud naftaga. Venezuela maksis võlga tagasi nafta saadetistega, mis liikusid Hiina kontrollitud maksesüsteemide ja lepingute kaudu. Sellise süsteemi eelis Hiinale oli ilmne. Peking sai pikaajalise ligipääsu naftale, mõju Venezuela valitsusele, lepinguid Hiina ettevõtetele, poliitilise partneri Ameerika lähistel ning võimaluse muuta rahaline võlg strateegiliseks sõltuseks. Washingtoni 2026. aasta poliitika lõikas sellesse süsteemi nii-öelda otse sisse. Ameerika hakkas suunama Venezuela naftatulu enda kontrollitud kontodele. See seadis kahtluse alla Hiina võimaluse saada naftaga võlg tagasi. Veel otsesem oli sanktsioonilubade ülesehitus. Ameerika lubas Venezuela naftaga seotud tehinguid, kuid piiras Venemaa, Iraani, Kuuba ja Hiinaga seotud ettevõtete osalemist tootmises ning ametlikes kaubanduskanalites. Oluline nüanss on see, et Venezuela naftat võis endiselt Hiinasse müüa, kuid nüüd võis seda teha Ameerika ettevõtete kaudu. See tähendab, et eesmärk ei olnud tingimata takistada Hiina rafineerimistehastel Venezuela nafta tarbimast. Eesmärk oli takistada Hiinal kontrollida tootmist, lepinguid, rahastamist ja poliitilist suhet. Hiina võib endiselt saada barreli, aga ta ei pruugi enam saada võimu, mis selle barreliga varem kaasnes. See on energiadominantsi nagu praktiline tähendus. Venemaa jaoks oli Venezuela samuti rohkem kui majandusprojekt. Venemaa riiklikud ettevõtted osalesid Venezuela naftaväljadel. Moskva müüs Caracasele relvi, andis laene ja kasutas Venezuela poliitilise partnerina Ameerika vahetuslähetuses. See oli osaliselt vastus Ameerika tegevusele Venemaa lähiriikides. Kui Washington võis laiendada mõju Ukrainas, Gruusias või Ida-Euroopas, sai Moskva näidata, et temagi võib tegutseda Ameerika lähipiirkonnas. Majanduslikult ei olnud kõik need projektid tingimata edukad, aga geopoliitiliselt olid nad sümboolselt nagu väärtuslikud. Ja Maduro eemaldamine näitas Venemaa nõrkust. Moskva võis protestida, kuid ei suutnud oma partnerit kaitsta. Suur osa Venemaa sõjalisest, majanduslikust ja poliitilisest tähelepanust oli ja on seotud Ukraina sõjaga. See ei tähenda, et Venemaa kaotas kõik Venezuela nõuded või lepingud automaatselt. Küll aga ta kaotas poliitilise kaitse, millele need suhted toetasid. Ameerika uued litsentsid ja sanktsioonireeglid piiravad otseselt Venemaa osalemist Venezuela energiaäris. See sobib täpselt Trumpi doktriini ametliku eesmärgiga. Väljaspool lääne poolkera asuvad jõud ei tohi kontrollida piirkonna strateegilisi varasid. Venezuela oli esimene koht, kus see doktriin ainult enam dokumendi peale ei jäänud, ainult kus seda rakendati päriselus. Sisuliselt kontroll rahavoo üle on kontroll kogu riigi üle. Venezuela välisvõlg võib erinevate hinnangute järgi olla $150–240 miljardit. See koosneb riigivõlgadest, PDVSA, jumal teab, mis see siis oli, ma ei mäleta, võlgadest. Ilmselt see ettevõte, mis on seotud naftasektoriga.
kohe ütlen jumala eest igaks juhuks Venezuela PDVSA. jah, see on see ettevõte, unustasin juba ära. aga Hiina ja Venemaa laenudest, rahvusvaheliste ettevõtete arbitraaži nõuetest, tasumata lepingutest, Citgoga seotud nõuetest, see ettevõte, ning aastate jooksul kogunud intressidest. Ainuüksi maksmata võlakirjade nõuded koos intressidega võivad ulatuda üle 100 miljardi dollari. See tähendab, et peaaegu iga Venezuela tulevane naftadollar on juba kellegi arvates tema oma. Hiina tahab tagasi oma laenud, Venemaa tahab oma nõuded, ConocoPhillips ja Exxon tahavad hüvitist riigistatud varade eest, võlakirjade omanikud tahavad intresse. Venezuela valitsus tahab raha riigi taastamiseks. Venezuela rahvas tahab elektrit, kütust, meditsiini ja toimivat majandust. Ja Washington tahab, et raha kasutatakse kooskõlas Ameerika välispoliitikaga. Siin muutub Ameerika kontroll naftatulu üle eriti tähtsaks, sest see, kes otsustab, millisele võlausaldajale makstakse esimesena, ei ole lihtsalt raamatupidaja. Ta määrab Venezuela tulevase poliitilise ja majandusliku orientatsiooni. Kui Ameerika annab eelisjärjekorra Ameerika ettevõttele, muutub riigi majandus Ameerikaga seotumaks. Kui Hiina nõuded lükatakse tahapoole, väheneb Pekingi mõju. Kui raha kasutatakse ainult Ameerika kaupade ostmiseks, muutub Venezuela nafta Ameerika ekspordi toetuseks. Seetõttu ei ole kontroll naftatulude üle tehniline küsimus. See on osaline kontroll Venezuela suveräänsuse üle. Ametlikult hallatakse raha Venezuela rahva heaks. Võimalik, et osa sellest tõesti parandabki Venezuela elu. Aga ajalooliselt tasub olla ettevaatlik süsteemidega, kus suurrik teatab, et teise rahva vara on nüüd tema käes, kuid ainult selle rahva enda hüvanguks. See laus on maailma poliitikas üpris pika ajalooga. Ai, mis veel? Millest me veel räägime? Monroe doktriin. Monroe doktriin pärineb 1823. aastast. Selle algne sõnum Euroopa suurriikidele oli see, et nad ei tohiks sekkuda lääne poolkera vast iseseisvunud riikidesse. Ameerika esitas seda kaitsepoliitika. Euroopa koloniaalvõimud hoidke eemale. Hiljem lisas president Theodore Roosevelt selle oma nii-öelda täiendusse. Roosevelti loogika oli, et kui mõni Ladina-Ameerika riik muutub ebastabiilseks või ei täida kohustusi, võib Ameerika ise sekkuda, et vältida Euroopa sekkumist. Seega muutus põhimõte. Euroopa ei tohi sekkuda järk-järgult põhimõtteks, et Ameerika võib sekkuda esimesena. Trumpi versioon liigub veel sammu võrra edasi. Ameerika ei taha ainult takistada välisriikide sõjalist kohalolekut, ta tahab takistada neil kontrollida sadamaid, telekommunikatsiooni, kaevanduse, energiat, transpordikoridore, tehnoloogiat ja strateegilisi ettevõtteid. See on 21. sajandi mõjusfäär. Varem tähendas imperialism sageli lipu heiskamist ja kuberneri saatmist. Tänapäeval võib piisata sellest, et kontrollitakse pangakontot, tarkvara, sadamaoperaatorit, kindlustust, sanktsiooniluba ja lepingut. Aga ikka, kostüüm on muutunud, mehhanism on vana. Reuters nimetas seda Trumpi nime järgi Monroe doktriiniks. Nimetus on veidi pilkav, kuid strateegia ise on täiesti ametlik. Panama. Räägime Panamast. Et nafta omamisest ei ole kasu, kui seda ei saa transportida. Seepärast kuulub Panama kanal
samasse nii-öelda strateegilisse pilti. Panama kanal ühendab Atlandi ja Vaikse ookeani ning vähendab märkimisväärselt Ameerika rannikutelt Aasiasse liikuvate laevade teekonda. See on oluline LNG-le, naftale, põllumajandustoodetele, konteineritele, sõjaväelaevadele ja Ameerika nii-öelda kahe ranniku vahelisele logistikale. Ei unustage, Ameerika on suur koht. Trump on korduvalt väitnud, et Ameerika ei luba Hiinal Panama kanalit üle võtta. Tema administratsioon on survestanud Panamat vähendama Hiina ettevõtete mõju kanali lähedal asuvatele sadamatele ja infrastruktuurile. 2026. aastaks oli sellest saanud reaalne Ameerika-Hiina vastasseis, mitte lihtsalt kampaanialause. Panama kohtud tühistasid Hongkongi CK Hutchiniga, ma loodan, võtsin uuesti õigesti, sadama kontsessioonid ning Hiina reageeris kasvava survega Panama lipu all sõitvatele laevadele. Jällegi on ametlik vaidlus sadama lepingute, ohutuskontrollide ja riikliku suveräänsuse üle. Praktiline küsimus on lihtsam. Kes kontrollib maailma kaubanduse üht tähtsamat väravat? Fortress America ei saa toimida, kui konkurent kontrollib selle peamist ühendust Vaikse ookeaniga. Sama loogika aitab mõista Trumpi huvi Gröönimaa vastu. Gröönimaa ei ole lihtsalt suur jääga kaetud saar. Seal asub Ameerika Pitufki, kuidas seda nimetada, Pitufki ütleme, kosmosebaas, mis on oluline raketihoiatuse, seire, kosmoseoperatsioonide ja Arktika kontrolli seisukohalt. Gröönimaa paikneb Põhja-Ameerika, Euroopa ja Venemaa vahel. Lisaks sisaldab saar märkimisväärseid kriitiliste mineraalide varusi. Ühes 23. aasta uuringus leiti Gröönimaalt 25 Euroopa Liidu poolt kriitiliseks peetud 34 toorainest. See ei tähenda, et kõik need varud oleksid kohe kaevandatavad. Kliima, infrastruktuuri puudumine, keskkonnareeglid ja kohalik vastuseis muudavad paljud projektid väga keeruliseks. Aga strateegilises plaanis ei ole küsimus ainult tänases tootmises. Küsimus on selles, kes kontrollib ligipääsu tulevikus. 26. aasta jaanuaris rääkis Trump Gröönimaa omandamisest lihtsalt või raskel viisil. See tekitas NATO sees tõsise kriisi. Samas minu meelest Gröönimaal ei ole nii palju inimesi, keda on vaja ümber võita, sest sisuliselt see on selline poolnaljaga mõte oli. Siukene poolnaljaga mõte oli, et 56 000 jah, et kui lihtsalt anda kõikidele Gröönimaa elanikele nii-öelda Ameerika kodakondsus või mingisugune sarnane asi ning $1 miljon igalehele. Kulutus ei oleks suur ja nii-öelda lasta demokraatial nii-öelda oma tööd teha, et kui te hääletate Ameerika poolt, siis te saate Ameerika kodanikuks ning $1 miljon. Riigi jaoks kulutus ei ole suur ning selle eest saavad nad terve saare. Ning inimesed saavad $1 miljon. Võib ka suurem summa olla näiteks. Aga jah. Siis ei ole vaja kulutada raha sõjategevuse peale. Plus veel, niimoodi hoitakse häid suhteid. Inimesed ju ise valisid, et nad tahtsid minna Ameerikasse. Jah, $1 miljon aitas hääletada, aga see oli nende valik. Aga jah. Ja nagu ütlesin siis 26. aasta jaanuaris rääkis Trump Gröönimaa omandamisest lihtsalt või raskel teel. See on küll vana Reutersi pilt, mis siin on, aga
vahet ei ole. Ega see mõte ei ole kuskil muutunud. Aga jah, hiljem taandus administratsioon otsesest jõuähvardusest ja teatas raamistikust, mis annaks Ameerikale Gröönimaal püsiva ja laia ligipääsu. Taani ja Gröönimaa rõhutasid samal ajal, et saare suveräänsus ei ole läbi räägitud. See näitab Trumpi meetodit. Kõigepealt maksimaalne nõudmine, seejärel surve. Lõpuks kokkulepe, mis ei pruugi anda kogu territooriumi, kuid võib anda selle, mida strateegiliselt tegelikult vajati. Baaside ligipääsu, investeerimisõiguse, mineraalide juurdepääsu ning piirangud Hiina ja Venemaa tegevusele. Kas selleks oli vaja avalikult NATO liitlast ähvardada, on omaette küsimus. Aga mehhanism sobib nii-öelda Donroe doktriini loogikas väga hästi. Ning ütleme niimoodi, et miks midagi muuta, kui see toimib. Viimased uudised, mis meil olid Trumpiga seoses, on see, et ta ähvardas tõsta tariifid Kanadale või isegi tõstis. Selle jaoks, et Kanada teeks midagi, mida ta soovis teeks. Nii. Aga jah, see Make America Great Again, või siis lühendatult MAGA, välispoliitikat sageli kirjeldatakse nii-enda isolatsionismina. Ehk siis nad soovivad olla isoleeritud. Ameerika ei peaks pidama lõputuid sõdu, ehitama võõraid riike ega maksma kogu maailma julgeoleku eest. Aga Venezuela operatsioon, surve Gröönimaale ja Panama küsimus ei näe välja nagu klassikaline isolatsionism. See sarnaneb rohkem regionaalsele imperialismile. Idee ei ole, et Ameerika loobub jõu kasutamisest, idee on, et Ameerika kasutab jõudu valikulisemalt ja eelkõige piirkonnas, mida ta peab otseselt enda mõjusfääriks. Euroopa peab rohkem enda eest vastutama, Aasia liitlased peavad panustama rohkem, aga lääne poolkeral kavatseb Washington olla domineeriv jõud. See võib olla strateegiliselt sidus lähenemine. Ameerika vähendab kulusi kaugetes piirkondades, kindlustab oma lähiala, kontrollib ressursse ja transporditeid ning kasutab energiat liitlaste mõjutamiseks. See ei ole isolatsioon, see on prioritiseerimine. Mitte Ameerika tuleb maailmast koju nii-öelda, vaid Ameerika otsustab, milline osa maailmast kuulub vahetult tema kontrolli alla. Selles mõttes võib MAGA välispoliitika olla vähem isolatsiooniline, vaid pigem niisugune rohkem nagu Vana-Rooma impeeriumi moodi. Vähem universaalset demokraatia levitamist, rohkem teid, sadamaid, makse, ressursse ja lojaalseid kohalikke valitsejaid. Räägime natukene rahvusvahelisest õigusest. Maduro oli autoritaarne valitseja. Tema valitsust süüdistati valimispettusest, repressioonidest, poliitvangidest, korruptsioonis ja seotust narkokaubandusega. Väga vähesed inimesed peavad tema režiimi nii-öelda eemaldamist või kaotust mingiks suureks tragöödiaks. Aga see ei lahenda küsimust, kas ühel riigil on õigus teise riigi juht sõjalise operatsiooniga kinni võtta. Ameerika põhjendas tegevust muu hulgas enesekaitse ja kriminaalõigusega. Paljud rahvusvahelise õiguseksperdid ja ÜRO esindajad leidsid siiski, et operatsioon rikkus ÜRO põhikirja jõukasutuse keeldu. Ameerika kongress siis tekkis vaidlus selle üle, kas president ületas oma volitusi. Senatis leidus isegi vabariiklasi, kes toetasid sõjalise tegevuse piiramist, kuigi lõplikud katsed administratsiooni tegevust peatada ei õnnestunud. Siin on oluline strateegiline probleem. Kui Ameerika ütleb, et suurriik võib enda piirkonnas jõuga kõrvaldada valitsuse, keda ta peab ohuks, võib sama loogikat kasutada ka näiteks Venemaa või Hiina. Moskva võib öelda, et Ukraina kuulub tema julgeolekusfääri, Peking võib öelda, et Taiwan on tema nii-öelda siseasi,
Ameerika võib vastata, et olukorrad pole võrreldavad ja moraalselt või ajalooliselt ei pruugigi need olla. Aga rahvusvahelises poliitikas jäävad riigid harva nõusse reegliga, mille kohaselt tohib sekkuda ainult Washington ja teised ei või. Kui põhimõte kehtib ainult siis, kui selle rakendaja on õige, moraalne ja hea suurriik, ei ole see universaalne põhimõte. See on hierarhia. Aga jah, kes sellest nagu süsteemist võidab? Kõige ilmsem võitja on Ameerika riik. Kui plaan õnnestub, saab Washington endale suurema mõju maailma naftaturul, kindlama ligipääsu raskele naftale, kontrolli Venezuela naftatulude üle, tugevama positsiooni Hiina ja Venemaa vastu, suurema mõju Kariibi merel ja võimaluse suunata investeeringuid Ameerika ettevõtetele. Võita võivad ka Ameerika rafineerimistehased, kauplejad, kindlustajad, pangad, insenerifirmad, kes veel, jah, naftateenuste ettevõtted. Võita võib Venezuela majandus, kui investeeringud taastuvad, tootmine suureneb ning osa tuludest jõuab infrastruktuuri ja inimesteni. See ei ole välistatud. Venezuela rahvas ei ela paremini sellepärast, et Maduro vanglas istub, ta elab paremini siis, kui elektrivõrk töötab, inflatsioon langeb, palgad taastuvad ning kauplustes on toitu ja ravimeid. Kui Ameerika süsteem suudab selle saavutada, on sellel ka reaalne legitiimsuse allikas. Probleem tekib siis, kui Venezuela muutub lihtsalt odava tooraine allikaks ning poliitiline üleminek jääb lõputult tulevikku. Siis on Venezuela rahva hüvang lihtsalt uus nimi vanale meetodile. Kes siis maksab kogu selle jura eest, mis Venezuelas toimub ja mida Ameerika teeb? Esimesena maksab muidugi Venezuela suveräänsus. Riik ei kontrolli täielikult oma juhti, seda uut Rodriguez't. Naftamüüki, tulusi ega võlausaldajate järjekorda. Teiseks maksavad ise Venezuela kodanikud, kes lootsid tõelisele demokraatlikule üleminekule, kuid näevad suure osa vana võimuaparaadi püsimist, sest sisuliselt peale Maduro ei eemaldatud võimult mitte kedagi. Kolmandaks võivad maksta Ameerika maksumaksjad ja sõdurid, kui stabiilsuse hoidmine osutub keerulisemaks, kui administratsioon seda eeldas. Jah, Maduro kinnivõtmine oli ühe öö operatsioon, 28 miljoni inimesega riigi poliitilise ja majandusliku tuleviku kujundamine ei ole ühe öö operatsioon. See võtab tunduvalt rohkem aega. Neljandaks võivad maksta selle eest nagu Ameerika enda naftatootjad. Kui Venezuela lisatootmine surub hinna alla, kannatavad kallimad Ameerika kildaprojektid. Viiendaks võivad maksta ka Ameerika liitlased. Kui Washington hakkab suveräänsust käsitlema tehingu objektina, isegi näiteks Gröönimaa puhul, võib see vähendada usaldust NATO ja Ameerika julgeoleku garantiide vastu. Ja lõpuks võivad maksta väiksemad Ladina-Ameerika riigid, kes avastavad, et neile pakutakse valikut, kas Ameerika partnerlus või surve, vaba turg, aga ainult lubatud partneritega. Suveräänsus, aga ainult sobiva välispoliitikaga. Demokraatia, aga enne riigi stabiilsus. Ei ole tingimata mingisugune vandenõu. See on lihtsalt suurriigi loogika. Suurriik ei vaata maailma kui rahvusvahelise õiguse seminari, kus kõik on võrdsed ja kõik on sama tugeva häälega, sama tugeva sõjaväega ja nii edasi. Ta vaatab kaarti ja küsib, milline sadam, milline maardla, milline valitsus ja milline kaubatee tema jõudu majanduslikku ja sõjalist suurendavad. Kõik muu ei ole tähtis. Ja see loogika kehtib iga suure riigi kohta. Venemaa,
ja Hiina kohta ka. Mõned mõtlevad, et kas see kõik on nagu üks suur Trumpi plaan või on siis ta lihtsalt täiesti lollakas inimene, kes ei saa aru mitte midagi, mis ta teeb ja kõik läheb pekki. Et siin tuleb olla ettevaatlik. Olemasoleva info põhjal ei saa väita, et Washington oleks teadlikult tekitanud kõik konfliktid, sanktsioonid ja energiakriisid, millest Ameerika nii-öelda kasu saab. Maailm on liiga keeruline ja teised riigid on iseseisvad tegutsejad. Iraanil on oma eesmärgid, Venemaal on omad eesmärgid, Hiinal on omad eesmärgid. Naftafirmadel on oma kasumiloogika. Sõjad ei liigu nii-öelda presidendi soovide järgi. Paljud sündmused võivad olla juhuslikud, kontrollimatud ja otseselt Ameerika huvide vastased. Aga see ei tähenda, et Washington ei võiks kriise ära kasutada. Siin tuleb eristada 4 asja. Kriisi teadlik tekitamine, kriisi soodustamine, kriisi eskaleerimine ja juba olemasoleva kriisi kasutamine strateegilise positsiooni tugevdamiseks. Esimese kohta ei ole piisavalt palju tõendid. 4. kohta on tõendeid väga palju. Ameerika ametlik strateegia ütleb, et energiaeksport peab suurendama liitlaste sõltuvust ja vähendama vastaste mõju. Ametlik strateegia ütleb, et lääne poolkeral tuleb piirata Hiina ja Venemaa kontrolli strateegiliste varade üle. Ametlik strateegia ütleb, et Ameerika peab kontrollima olulisi transiidikoridore ja saama ligipääsu kriitilistele asukohtadele. Venezuela puhul on neid põhimõtteid juba rakendatud, seega ei ole aus väita, et kõik on juhus. Aga sama ebaaus oleks väita, et kõik on Washingtoni salajane malemäng. Tõenäoliselt on tegelikkus vähem kantsem ja seetõttu usutavam. On olemas ametlik suur strateegia, selle sees on Trumpi isiklikud instinktid, bürokraatlikud huvid, ettevõtete vastasseis, sõjalised võimalused, juhuslikud sündmused ja pidev improviseerimine. Nagu riikide strateegiatega ikka, näeb plaan paberil välja palju koordineeritum kui selle tegelik elluviimine. Ja lõppkokkuvõttes ei poolda, ei levita ma mitte mingisuguseid vandenõusi. Lihtsalt tuleb lõpuks vaadata, kes kõige rohkem kasu sai. Kes sattus sõltuvusse kellesse, kuhu rahad liiguvad ja mis poliitilised suunad meil hakati järsku tugevalt propageerima. Eurooplased ise ka nägid, et nad sattusid nii-öelda tule alla ja sellepärast toimub praegu läbi Euroopa Komisjoni meeletu Ameerika vastase poliitika kujundamine. Mitte päris poliitika, aga viimasel ajal on hästi palju uudiseid ja igasuguseid ajakirjanduse artikleid, pealkirju, mis sisuliselt kirjutavad Ameerika vastu ja põhimõtteliselt tekitavad elanikkonnas sihukese negatiivse kuvandi Ameerikast. Et kui siin mingid viimased statistikad olid, more Europeans hate America. Jah, mitte päris hate, aga on suurenenud nii-öelda negatiivne hinnang Ameerika Ühendriikide osas. Võiks küsida, miks? Nad ei ole ju meile otsast midagi teinud. Ukrainat aitavad, meid aitavad, viivad meil energiat. Aga millegipärast on hakatud kunstlikult suurendama nii-öelda viha. Kasutame viha ikkagi Ameerika vastu. Aga jah. Mis seal ikka, nagu ma ütlesin, ei soovi ma propageerida vandenõud. Lihtsalt tuleb vaadata, kuhu mis liigub. Ning kes lõpuks saab rikkamaks. Aga jah, nii, mis meil siis veel on?
Fortress America ehk siis see Ameerika kindlus, termin, mis kasutame hiljuti, ei tähenda, et Ameerika eraldab end maailmast. Tähendab, et Ameerika üritab ümber korraldada oma sõltuvusi. Eesmärk on, et elutähtsad ressursid tuleksid kodumaalt, Kanadast, Mehhikost, Lõuna-Ameerika partneritelt, Kariibi mere piirkonnast või riikidest, mille kaubandus- ja julgeolekupoliitika Washington saab mõjutada. Süsteemi kese seega oleks Ameerika Ühendriigid. Kanada annaks rasket naftat, gaasi, elektrit ja mineraale. Mehhiko annaks tööstuslikku lähedust, tööjõudu, energiat ja tootmisahelaid. Guyana annaks odavat uut naftat. Venezuela annaks tohutu pikaajalise ressursibaasi ja raske nafta. Panama annaks transpordikoridori. Gröönimaa annaks Arktika asukoha, sõjalise ligipääsu ja kriitilised mineraalid. Ameerika ise annaks kapitali, tehnoloogia, rafineerimise, LNG, sõjalise kaitse, finantssüsteemi, kindlustuse ja turu. See ei oleks võrdsete partnerite liit, see oleks hierarhiline süsteem. Partnerid saavad turu, investeeringuid ja julgeoleku. Washington saab strateegilise kontrolli. Aga jah. Kas Trump ehitab siis Ameerika energiaimpeeriumi? Sõna impeerium on emotsionaalselt laetud, kuid mehhanismi mõistes kasulik. Ja õiglasem. See ei oleks klassikaline territoriaalne impeerium. Ameerika ei pea kõiki riike annekteerima ega saatma igasse pealinna oma kuberneri. Piisab sellest, et ta kontrollib energiatootmise tingimusi, peamisi investeeringuid, ekspordikanaleid, sadamaid ja transiidikoridore, rahavooge, sanktsioonilube ning julgeolekukeskkond. Kui Ameerika ettevõte toodab naftat, Ameerika kaupleja müüb selle, Ameerika pank kontrollib raha, Ameerika kindlustaja katab laeva ja Ameerika merevägi kaitseb mereteed, siis pole lipp naftaväljal enam kõige tähtsam küsimus. Võimu ei mõõdeta ainult territooriumiga. Võimu mõõdetakse sellega, kes saab öelda jah või ei. Praegu näeb Trumpi administratsioon üritavad muuta Ameerikat selleks osapooleks, kelle nõusolekut vajatakse üha suurema osa lääne poolkera energiat. Mineraalide ja infrastruktuuri kasutamiseks. See võib tugevdada Ameerika tööstust. See võib vähendada Hiina ja Venemaa mõju. See võib anda Euroopale ja Aasiale alternatiivse energiaallika. See võib isegi aidata Venezuelal pärast aastakümnete pikkust katastroofi taastada. Katastroofiks nimetame me siin sotsialismi. Aga see võib samuti muuta liitlased klientideks, partnerid sõltlasteks ning rahvusvahelise õiguse reegliks, mis kehtib peamiselt neile, kellel pole piisavalt jõudu sellest mööda vaadata. Maga Make America Great Again loosung lubab Ameerika taas suureks teha. Energiadominantsi strateegia näitab, millest see suurus peaks reaalselt koosnema. Naftast, gaasist, tuumaenergiast, mineraalidest, tööstusest, laevateedest, kapitalist ja sõjalisest jõust. Aga isegi juhul, kui Fortress America õnnestub, jääb üks palju suurem probleem. Nafta võib olla olemas, gaas võib olla olemas, väetis võib olla olemas, aga kas see jõuab õigel ajal sinna, kus seda vajatakse? Sest tänapäeva energiakriis ei pruugi põhjustada ressursside lõppemise. See võib olla põhjustatud asjaolul, et tankerid ei julge sõita, kindlustajad ei julge kindlustada ja odavad droonid muudavad maailma kõige olulisemad mereteed läbimatuks. Ja sellest räägime me selle seire järgmises osas. Aga jah, selles mõttes on kokkusattumis väga huvitav, et samal ajal kui Euroopa on otsustanud muutuda minna üle rohelise energiale, tekivad igasugused energeetilised probleemid Venemaa, Ukraina, Iraaniga, Hispaanias seal suured elektrikatkestused ja nii edasi, tuumaenergia pandi kinni. Ja Ameerika on otsustanud, et tema saab nüüd saab ka seda olukorda ära kasutada, saab meile müüa energiat. Sest kus me ikka saame enam energiat võtta. Venemaalt ei saa võtta, Iraanist ei saa. Ega siin väga palju võimalusi alles pole.
tuumaenergia rajamine võtab ka aastaid aega. see on hea periood, millal ameeriklased saavad tekitada sõltuvussuhte, kus meie sõltume Ameerikast. aga nagu ikka lapsed, te väärite seda valitsust, mis teil on.